Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin Sauade kuningaga. Sauade kuningas ütleb, et teeme ära. Tema on selline tegutseja kuningas, tema ei taha niisama passida. Et te olete teinud ära tohutu töö ja võtnud enda õlgadele väga raske koorma. Te ise tunnete, et te hakkate selle koorma all murduma. Et teil on veel viimane pingutus, aga tööd tuleb siiski teha. Samas saate te ka seda töö tulemust nautida. Aga ma näen siin ka kadedust, ma näen siin kadedaid inimesi, ma näen siin sellist tagaselja susimist ja juttude veeretamist, aga see kõik tuleb puhtast kadedusest. Mõni üritab teid isegi torgata, üritab teid kuidagiviisi kas laimata või teie seda panust pisendada, aga see kõik tuleb puhtast kadedusest. Ega Eesti inimene ju ei kannata, kui teistel hästi läheb. Et miks ma räägin kadedusest, siin on see mõõkade baas ja alumises reas on mõõkade 5. Mõõkade 5 tähendab sellist võitlust, et ma võitlen ja ma panen talle ära, aga pärast ma ei oska selle võiduga midagi peale hakata. Et ärge laskuge siis kellegagi vaidlustesse, ärge hakake üldse kellegagi võitlema, ajage oma rida rahulikult, sest teil on siin paar töökaarti. Üleval on seal müntide 9. Müntide 9 räägib sellest, et te olete tublilt külvanud, te olete tublilt teinud tööd ja nüüd on aeg nagu vilju mõista. Ja siin all on müntide 8. Müntide 8 räägibki töö tegemisest, pühendunud töö tegemisest. Ja kuna seal üleval on ka veel Sauade 10, siis Sauade 10 ütleb, et see koorem on teile liiga raske. Et see koorem vajutab teid lausa maad ligi. Kui te seda ei saa delegeerida, nii et see kadedust rohkem õitsele ei lööks või et seda kadedust nagu ei lahvataks rohkem, kui te ei saa seda delegeerida, siis hea uudis on see, et ma arvan, et see projekt saab läbi, olenemata sellest kadedusest ja võib-olla ka sellest sellisest kiusamisest või pahatahtlikest inimestest. Näitab nädala lõpp seda, et teie tulete sellest võitjana välja. Et siin viimane kaart on võidupärja kaart ja võidupärja kaart räägib sellest, et te võite olla iseenda üle uhke. Te võite olla uhke oma saavutuste üle ja ma arvan, et on ka neid, kes on teie poolt ja kes on teiega koos saavad tähistada seda võitu, seda hakkama saamist, seda saavutust. See on ränga tööga saadud ja te olete selle võidu ja selle saagi, mida te korjate, auga ära teeninud. Et te nagu üldse ei pea nende kadestajate ja kadetsejate nagu peale, sinna poolegi pole üldse vaja vaadata. Teie ei pea mitte kellelegi aru andma. See on teie töö, see on teie saavutus, need on teie viljad, mida teie saate maitsta ja las nad seal räägivad, mida nemad tahavad. Püüdku ainult teile seal jalga ette panna või teist midagi halba rääkida, küll elu neile siis ise näitab koha kätte. Teie ei pea selleks midagi tegema. Sellepärast, et universum teab ja näeb. Ta näeb absoluutselt kõike ja kui on ebaõiglust inimeste elus korda saadetud, siis teie ei pea ise midagi tegema. Elu ise näitab neile ebaõiglastele inimestele seda kohta kätte. Et sellest te võite täiesti kindel olla. Et ebaõiglus ei jää karistuseta, sest universumil on ülevaade kõigest. Ja kui teil on võidupärg siin väljas, siis te võite olla julge. Kui see sama Sauade kuningas seal nädala alguses julgustab, et teeme lõpuni selle, mis me ette võtsime. Koorem on raske, tõesti on raske. Aga te saate sellest kõigest läbi, te lõpetate selle projekti edukalt ära ja võite oma võitu nautida. Ja mina soovin ka teile sellesse nädalasse. Ma soovin teile kannatlikku meelt. Ja jaksu soovin ka, et tehke oma projekt lõpuni
Ärge jätke midagi pooleli, tehke kõik ära, nautige seda võitu, jagage seda lähedaste inimestega ja võtke siis aeg maha, kui te saate ja puhake. Et ennast ei tohi kogu selle töö rabamise juures ära unustada. Et ennast tuleb ka ikkagi poputada, hellitada ja ennast esikohale seada. Kogu maailma tööd ei jõua me niikuinii ära teha ega kogu maailma muret enda õlgadel kanda. Et tehke tööd, nautige oma võitu ja puhake. Puhake siis, kui töö on tehtud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.